Hei, minu nimi on Riina. Ma olen hobuseomanik. Hakkan teile tegema vlogi oma hobuse traumast ja kuidas ta taastub sellest traumast. Nimelt, paar päeva tagasi Instagrami kirjutasin, et kas teid huvitaksid ka pikemad vlogid. Mõned vastasid üle 50 inimese vastas, et jaa, huvitaks. Seega, see esimene video on võib-olla natukene igavam. Räägime traumast, mu hobusest, timeline'idest, kuidas see kõik toimus. Pigem selline ja ma panen teile siia teatud kuupäevani pildid haavadest ja sidemetes ja progressist, mis on siiamaani olnud ja siis ma üritan iga 2-3 nädala tagant teha kokkuvõtteid, aga ma ei ole veel kindel. Vaatame, kuidas see läheb. Natukene hobusest. See on 5-aastane Eesti sporthobuse ruun nimega Versailles. Koduselt Versu on äärmiselt keeruka ja huvitava iseloomuga. Nagu Eliise ütles, ei ole absoluutselt harrastajate sõbralik hobune. Ta on hästi palju arvamusi, ta on domineeriv, ta teab kindlalt, mis talle meeldib ja ei meeldi ja kui talle midagi ei meeldi, sa saad väga kiiresti teada, et see ei meeldi talle. Ta ei löö, aga ta teeb kõik selleks, et sa jätaks teda rahule. Nimelt Versul on hästi palju hüüdnimesid. Vorstu, Versu, väikemees, vorstisai. There's a reason. There's a good reason. Miks tal nii palju nimesid on? Trauma seisneb selles, et hobusel on katki lõigatud nüüd sirutaja kõlus ehk extensor tendon tagumisel vasakul jalal. Kuidas see trauma tekkis? Nimelt, kuna Versul on hästi domineeriv iseloom ja ta tahab kõigiga mängida ja märadega ta on suht selline possessiv, me otsustasime vahetada kopleid, et ta oleks teiste hobustega ehk ruunadega. Ta elab vabapidamisel. Ta oli seal Koplis paar päeva. Meie best guess Eliisega oli see, et võib-olla ta läks teiste hobustega kaklema või ajas taga. Igatahes pukitas, tal jäi tagajalg traadi taha kinni, Kopli traadi taha ning siis ta lõikas enda sisse. See trauma juhtus 21. märts. Mina olin tööl, olin kontoris, alustasin just koosolekut ja helistab mulle Eliise. Mina tavaliselt ei taha töötundidel kellegagi lobiseda ja mõtlesin, et see on väga imelik, et ta mulle niimoodi helistab, kui me just rääkisime pool tundi tagasi. Ta ütleb mulle telefoni teel, et mu hobusel on hästi suur lõikehaav tagajalal ning tema paneb hobuse auto peale ja sõidab Tartu poole, et õmmelda. Meie veterinaar, kes muidu meid ravib, doktor Claudia Kassa Grande, oli siis ära Harjumaalt ning teades mu hobuse iseloomu oli väga vähe tõenäoline, et ta laseb end nagu püstises narksis õmmelda. Seega Eliise lihtsalt ütles, et ta hakkab tulema ja mina pärast seda, kui ma sain oma silmad välja nutetud kontoris, võtsin takso ja me saime kokku Jüris. Tee peal ostsin veel apteegist mõningad asjad, kiiresti kinni siduda see haav. Eliise oli jõudnud juba hobuse auto peale panna. Jõudsime EMÜsse, sõit oli väga rahulik, hobune oli hästi chill. Saime kiiresti operatiivselt hobuse laksu alla ja kohe panime ta puki taha, et saaks hakata teda õmblema. Püstisena õmmeldi teda 2 tundi. Üks inimene hoidis mokapööra, teine inimene hoidis siis kõrva. Mina ja Eliise hoidsime jalga fikseerituna koordedega, sest see hobune taidlas kõik need 2 tundi. Ta sai nii palju neid rahustavaid aineid ja ta lihtsalt ei seisnud. Ta ei löö, aga ta tõstab jala, kui ta on nagu annoyed. Holy shit. Tough time never lasts. Only tough people last. Kohe panen teile videosse ka seletuse, mis juhtub, kui hobusel ei ole extensor kõõlust. Hobusel on kabi niimoodi ja kui tal ei ole extensorit, tal ei hoia seda kappe või varvast täpsemalt mitte midagi. Ja siis, kui hobune on ilma extensorita, see on kabe liigutamine ja siis tal kukub niimoodi fetlocki peale kõik. Sellel pildil on kujutatud toe dragging ut, aga mina kasutan seda selle jaoks, et näidata, et siin on vaadake fetlock, siin on kõõlus ja kui see on sealt katki, siis ta ei hoia varvast ja see hobuse kabi kukub niimoodi täiesti maha. Mis te siis arvate? Ta läks närvi 2 tundi, doktor Liis Maisla ülikannatlikult õmbles teda, astus valesti, tal läks fetlock täiesti jälle maha ning kõik õmblused, mis tehti nende 2 tunni jooksul, lihtsalt läksid puruks.
see oli see hetk, kui mulle öeldi, et nüüd ainus variant on panna hobune opilauale, õmmelda kõik kinni ja panna kips. Kui enne seda ma rahunesin maha, ma olin nagu, et me õmbleme hobuse nagu kinni, ma saan ta koju toodud täna ja ongi kõik. Ma saan aru, et see hobune jääb sinna pikemaks ja veel ta läheb opilauale. Iseenesest ma operatsiooni ei karda, ma tean, et mu hobune kannataks päris hästi anesteesiat ära. Mul nagu sisetunne ütles, et kõik sellega on fine. On äärmiselt suur trauma recovery ruumidega. Ma nagu paaniliselt kardan seda püstitõusmist, ma ei karda oppe. See recovery ruumi püstitõusmine on alati nii suur risk, kuna ma tean oma hobust, kui imelik ta võib mingite asjadega olla ja ta pentsikult nagu tõuseb püherdadest ka üles. Ja see oli see hetk, kus ma lihtsalt hakkasin pisardama. Ma olin mingi, siin ei olegi midagi teha. Õnneks hobune sai väga hästi püsti, ei olnud ühtegi probleemi. Kõik veterinaarid, kes olid sellel case'il, tegid väga põhjalikult töö, mind kohe teavitati kõigest, et ta jääb pikemaks. Nimelt siis õnnetus oli 21, eks ole. 24 esmaspäeval võeti see ajutine kips ära. Doktor Felipe oli ka koha peal, ta teavitas mulle, et kindlasti enne reedet see hobune ei lähe kliinikust ära, sellepärast, et see haav on suhteliselt sügav ja seal on teised nagu probleemid seoses sellega, et tal extensor kõõlus ei toimi. Meil oli kokkulepe, mulle öeldakse kolmapäeval 26, et kas ma saan reedel talle järgi minna. 26 ma sain kõne, et kahjuks ikkagi ei saa, et ta on nii keeruline, et ta ei lase sidemevahetusi teha normaalselt narkoosita ja mul saab üli keeruline olema. Lõpuks ma läksin talle järgi 1. aprillil. Hobuse autole läks väga hästi. Hobuse autolt maha tulles, vahet ei ole, kui aeglaselt ma seda tegin, kuna ta ei pööranud tähelepanu, mida ta jalgadega teeb, tal läks 2 korda fetlock valet pidi. Jälle või kukkus ette. Ja pärast seda ta jäigi koju. Õnneks Versul on Tallis sõber olemas, kes on enam-vähem sama kaua nagu temagi boksi režiimil. Tervise tõttu siis. Niimoodi hakkaski meie iga paari päeva tagant sidemete vahetamine narkoosi all. Iga kord sa pead seda ainult narkoosi all tegema ja ta ikka suudab kuidagi närvi minna vahepeal, kui sa ta haava puudutad. See on siuke paras challenge, selle hobusega tegelemine ja selle hobuse rehab saab olema päris keeruline. Õmblused võeti ära 8. aprill. Muidu oli planeeritud varem õmblused ära võtta, aga väga hea, et me jätsime need sutsu kauemaks. Struktuurid said natukene paremini hiilida. 9. ka tegime ultraheli ning ultraheli näitas meile veel kord, et extensori on täiesti puruks. Seal ei ole mitte midagi päästa ja nad ei oleks saanud midagi teha. Ehk sa vaatad nagu extensorid alt üles niimoodi. All on näha extensorit, on. Siis on see haav, seal on pudru ja kapsad ja üleval minu arust oli ka natukene näha. See hobune peab õppima täiesti nullist, kasutama oma jalga ilma siruta ehk extensor kõõluseta. Üldiselt prognoos selliste traumade puhul on üpris hea, kui hobune ei tee mitte midagi endaga taastusravi ajal. See on paras ettevõtmine. Kui ta ei tee endaga taastusravi ajal rohkem katki ja õpib ilusti kasutama oma jalga ja lihastega nagu tõstma seda jalga ehk sirutama ette, siis on isegi tõenäosus, et ta võib olla kunagi naaseb ka sporti. Hoidke oma pöidlaid ja varbaid meile ja äkki meil läheb hästi ja mu hobune ei ürita üritan olla positiivne. Ma lisan ka pildid, mis mul on. Videoid ma ei teinud, mul on ainult pildid. Sinna saavad peale filtrid, et ei oleks näha verd. Ma hoian teid kursis sellega, kuidas see haav paraneb. Ning siinkohal ma tahaks ka tänada kõiki, kes on sellel teekonnal mul olnud abiks, toeks, kuis iganes. Ja alustame meie veterinaarist Claudia Casagrandest. Claudia, nagu sõbranna ja nagu klient, aitäh sulle, et sa aitad, et sa brainstormid ja sa oled alati toeks sellel teekonnal esimesest minutist. Tahan ka tänada kõiki EMÜ-veterinaare, eriti Liis Maislat, doktor Felipe Correa, doktor Triin Rilanto, doktor Monika Varter ja doktor Julia Linek. Aitäh! Thank you! Lisaks ma äärmiselt tahan toetada
2 inimest, kes on teinud mulle selle teekonna nii palju lihtsamaks. Ja see on Brit ja Eliisa. Brit, aitäh, et sa toetad mind, sest sa tead, mis struggle see on, kui su hobusel on trauma ja midagi juhtub. Ja sa oled alati nii kuidagi positiivne ja saad sellega hakkama, aitäh. Ja kõige suurem aitäh selles loos on ikkagi Eliisale. Mis ma oleks sinuta teinud, kui sa ei oleks nii kiiresti reageerinud ja mu hobuse auto peale pannud? Ma ei tea. Ma nagu südamest olen tänulik, et sa olid seal õigel ajal, õiges kohas ja viitsisid minuga peaaegu lõpuni kliinikus olla ja passida. Aitäh, et sa tegid mu üle nalja ja ei lasknud mul täiesti depressiooni ära vajuda. Ja mul on nii tore, et ma saan öelda, et mul on nagu üli toetavad tallikaaslased. Et mul on keegi, kelle peale ma saan nagu loota ja toetuda, sest see tundub rohkem tihti individuaalsport ja kui me hoiame kokku ja elame teineteisele kaasa, ma arvan, et me saame väga palju rohkem saavutatud. Siinkohal video lõpus ma siis lisan need pildid ja materjalid, mis mul on juba olemas. Hetkel ma postitan kuni 8. aprillini progressi ja hiljem siis tulevad ülejäänud videod. Siin ka disclaimer. Kui sa ikkagi kardad haavu, kardad verd või isegi miskit, mis näeb välja nagu haav, siis palun ära vaata edasi. Aitäh vaatamise eest, ootan ka teie kommentaare.